Tere tulemast, väekas eestlane. Mina siin tervitan sind uue nädala alguses taaskordse teadvuse avardamise minutite episoodiga. Selle nädala teemaks olen ma valinud emotsionaalse intelligentsuse. Mis asi see on? Miks see üldse vajalik on? Ja kuidas seda siis arendada, kasutada? No vaatame, mis siit koorub, mis tahab tulla, milleks mu sisemine tunne ütleb, et kõik teie, kes te seda vaatate, valmis olete. Nii, mis on emotsionaalne intelligentsus? Kõik saavad aru, mis on IQ, on ju, et sa suudad väga suure mahu siis, mida rohkem sa suudad endale teadmisi meelde jätta ajusse, seda kõrgem justkui on sinu IQ. Ja siis selle põhjal, kõiksugused mälumängud on selle pealt üles ehitatud, eks ole. Et justkui see on hästi suur saavutus olnud siin ühiskonnas, selline hästi ajukeskne lähenemine. Ja selle põhjal on ka üles ehitatud tegelikult kogu tehnoloogia. Et nii-öelda, kui palju siis üks arvuti suudab talletada informatsiooni, kas kõiksugune selline tehisintellekt, mis see nüüd on, see hästi popp, see ChatGPT on ju. Ja kõiksugused Google otsingumootorid, nad jätavad meelde selle, mida sina oled sealt otsinud ja siis pärast pakuvad sulle seda tagasi või midagi sarnast, mis natukene ühendub sellega. Et see on kõik IQ-le üles ehitatud. Ehk siis sellele ajukesksele intelligentsusele üles ehitatud. Aga vaata see emotsionaalne intelligentsus, mida siis defineeritakse meil niimoodi, et see on justkui siis selline emotsionaalne andekus ehk tundetaip ehk tundetarkus, mis on siis võime tajuda või tunda või kasutada, mõista, juhtida ja hallata emotsioone. Emotsioonid. Miski, mida on õpetatud meid kartma, aga vaat see on see miski, mis eristab meid robotitest. Sest see on selline asi, mida ei saa nagu kinni võtta. Teadlased on väga palju uurinud meie emotsioone ja proovinud ka ajus mõista, kus kohas nad täpselt siis on. Aga keegi pole täpselt saanud seda näppu sinna peale panna. On nähtud seda reaktsiooni, seda emotsioonist tulenevat ahelreaktsiooni siis meie kehades. Aga kunagi pole täpselt osatud näppu peale panna, et kust see emotsioon siis või tunne mingi alguse saab. Et on palju on leitud üles küll see piirkond, mis on siis see aju kõige kesksem osa, isegi see aju tüveni on välja mindud, aga et kuidas see reaktsioon siis liigub, seda on väga hästi kaardistatud. Aga siiski, kuidas see emotsionaalne intelligentsus siis areneb ja kuidas seda treenida ja nii edasi, kus see tunne, see emotsioon on, et kuna tast kinni võtta ei saa, siis ei saa teda ka kopeerida. Näiteks, kui me räägime nüüd tehnoloogiast, eks ole, mingisuguse seadme peale. Et vaat see on see, nagu ma enne ütlesin, mis eristab meid masinatest. Ja kuna hirmus suur hirm on ka selle ees, et äkki tehnoloogia võtab üle, arvutid ja robotid, ei karda. Kohe ütlen selle lahenduse ja siin selles teemas ongi see lahendus. See on meie evolutsiooni järgmine samm. Arendada siis oma emotsionaalset IQ-d. Sest kui me seda ei tee, siis ilmselgelt jälle toon dinosaurused siin mängu, et kõik, kes seda osa endast ei arenda, surevad välja. Et mis siis juhtub, kui ühiskonnas ei ole seda kõrgelt arenenud emotsionaalset IQ-d? Üks põhiasi, mis tegelikult, mida me näeme ka juba, on see, et inimlikkus kaob ära. Et madala emotsionaalse intelligentsusega ühiskonnas puudub inimlikkus või on seda äärmiselt vähe. Me hakkame üksteisest üle sõitma, meid ei huvita enam, mis keegi tunneb või ei tunne, sest esiteks me ei võta isegi vastutust selle eest, mida meie ise tunneme.
vaid palju lihtsam on siis keerata asi jälle, minna ohvri rolli, et keegi teine on süüdi, et ma tunnen niimoodi. On ja? Mitte vaadata ise, miks seal all on mingisugused tunded üldse. Ja mida need tunded meile üldse öelda tahavad. Sest emotsioonid ja tunded on justkui meie selline sisemine kompass. Ja nad on kõik äärmiselt olulised infoallikad. Nii meie enda sisemaailma kohta, kui ka tegelikult selle kohta, mis toimub teiste inimeste sees, meie ümber. Ja mida kõrgem on emotsionaalne intelligentsus, seda paremini me ka eristame seda, mis toimub meie sees ja mis toimub nende inimeste sees, kes on meie ümber. Ja hästi äge raamat, mis on minuga tegelikult käinud kaasas juba väga noorest east. See oli üks esimesi raamatud, mis ma üldse oma kappi kunagi sain. See oli äkki esimeses klassis, ma mäletan, kui see juba oli minu kapis ja uudishimu mul selle vastu tekkis, on emotsioonide psühholoogia. See on Mosaiigi kirjastusest ja Aino Lunge kirjutatud. Ja vot siin ka täiesti juhuslikult sattus see täna hommikul minu kätte. Muidugi juhuseid ei ole olemas, kuna mul oli plaanis sellest teemast rääkida, siis tuli ta mulle nii-öelda natukene appi selles osas, et kuna meie maailm on läinud hästi ajukeskseks ja emotsionaalne intelligentsus kipub paistab olevat, on nagu taandunud, on jäänud ikkagi väga algelisele arengutasemele, siis on vaja seda ajule selgeks teha seda kohta, et ta saaks uuesti ühenduse nende emotsioonidega. Ja teine asi ka, miks seda ühendust ei ole ja see emotsionaalse intelligentsuse tase on väga madal, on see tõttu, et meid on õpetatud emotsioone kartma ja neid alla suruma, neid mitte väljendama. Ja jälle need läbivad teemad, mida ma siin kogu aeg puudutan nendes teadvuse avardamise minutites, on kindlasti see tubli lapse sündroom, sest tublid lapsed pole kunagi vihased näiteks. Aga näiteks just tuligi nüüd esimene emotsiooni näide. Et selline tarkus, et me emotsioonidel on alati vastand emotsioonid. On siis viha ja viha vastand emotsioon võrdväärse tugevusega on armastus. Ehk siis, kui sa keelad endale ühte, sa keelad endale viha, sa surud seda alla, sa ei väljenda seda, siis kui seda on vaja väljendada, siis sa tegelikult keelad ka endale armastust. Sa ei luba endal lõpuni tunda armastust. Ja viha, see on hea näide kohe, sest see on meie ühiskonnas väga tabu. Oi, mis sa vihastad, mis sa oled mingi närvihaige või? Aga mida viha meile üldse ütleb tegelikult? Nagu ma enne mainisin, emotsioonid on tegelikult väga oluline informatsiooniallikas, siis viha kui informatsiooniallikas tegelikult ütleb meile näiteks. Kui me kogeme, näiteks meil on mingi tüüpi kommunikatsioon teise inimesega. Või siis ka enda puhul, eks ole, või me lubame mingeid asju. Näiteks keegi küsib meilt abi, võtame ühe näite. Keegi küsib meilt abi, aga ma tunnen, et mul praegu, sisetunne ütleb, tegelikult mul ei ole ressurssi selle jaoks. Ja aga ma ikkagi mõtlen, okei, ma siis aitan. Ja aitadki selle inimese välja, oled nõus. Ja tegelikult lõpuks siis sinu sees võib tekkida vihareaktsioon, kas siis kohe või natuke hiljem. Eriti kui näiteks see inimene, kes sult abi palus, võib-olla ei näita tänulikkust ka. Ja siis see tekib nagu viha, et oota, mis mõttes? Ja me suuname selle kohe endast välja. Mis mõttes? Ta ei ole tänulik, on tõbras. Aga tegelikult, mis see viha meile tahab öelda, on see, et me ei kehtestanud piire. Ta tegelikult näitab meile kätte, kus oli sinu piir, kus oli sinu ressursi piir ja millest sa ise üle sõitsid. Ja see teine inimene andis sulle selleks ideaalse võimaluse seda teha, aga sinu asi oli sellest piirist kinni pidada. Ehk siis tegelikult see viha emotsioon, mis sa tunned teise inimese vastu, justkui, on tegelikult sinu enda vastu. Sest sa ei pidanud kinni sellest piirist. Ja nüüd see viha tundmine aitabki sul aru saada, et okei,
Ma olen küll vihane, see on nüüd kaastunde koht, endale kaasa tunda. Et jaa, ma nüüd lasin või sõitsin ise oma piirist üle. Ja nüüd ma tean, et mu piir on nagu selles kohas, et kui ma ikka tunnen, et ma olen täitsa läbi omadega, siis ma ei lähe aitama. Ja tänu vihale sa saad üldse pihta sellele kohale. Ja veel, mida viha aitab? Viha aitab ebaõiglust siin maailmas ära hoida, eks ole? Et kui meid koheldakse ebaõiglaselt või me kohtame ebaõiglast kohtlemist ühiskonnas, siis viha on see, mis aitab selle piiri seada, et seda ei toimuks. Viha on äärmiselt oluline emotsioon, sest läbi viha, lubades kogeda endal viha, me lubame kogeda endal ka armastust iseenda ja ka teiste inimeste vastu enda ümber. Ilma üheta pole teist, kogu aeg oleme mingis imelikus hallis alas. Ei ole üht, ei ole teist, nii rõba, nii massa, nagu öeldakse. Et siuke, jälle siuke poolkõva. Ja siis ongi selline halli massi ala ja sellepärast ka siin meeletu hirm, et äkki robotid võtavad maailma üle, sest me oleme täpselt selles alas, kus nemad ka toimetavad. Ja me tegelikult liigumegi selles suunas, et me justkui hakkame nagu robotitega võistlema selle asemel, et liikuda oma evolutsioonis ja arengus edasi, mis on siis suuresti seotud selle emotsionaalse intelligentsuse arendamisega endas. Ja veel, kuidas seda tegelikult ka arendada on esiteks panna tähele ja õppida nimetama. Hästi toredaid kaarte tehakse, poes müüakse ka. Mina oma lapsel ostsin need kunagi ja ikka aeg-ajalt mängime ka neid. Tundekaardid, erinevad emotsioonid, neid õppida tundma, mis need on, kuidas need tunduvad ja nii edasi. Et seda arendada iseendas, sest ühiskonnas, kus kõik on alla surutud, kus me oleme tulnud välja sellisest ellujäämise režiimilt, kus emotsioonid olidki teisejärgulised ja ellujäämine oli tähtsam, enam ei ole selles kohas ühiskonnana. Ja nüüd on aeg liikuda edasi siis sellesse kohta, kus me hakkame arendama seda osa siis intelligentsusest, et tegelikult säilitada inimlikkus ja inimelu siin maal üldse. Aga hästi huvitav on see, et tahaksid paar asja edasi siis ette ka lugeda. Et emotsioonid siis definitsiooni kohaselt ongi sellised mitteverbaalsed suhtlemise vahendid. Ja miimika ja kõik see, mida ma siin videos ka tuleb, eks ole, te näete seda kõike. Et pool juttu, mida ma räägin, tulebki läbi minu ilmete, läbi minu viibete, miimika, kõik see. Ja on olemas selline tunnete keel, eriline kood, mille abil me anname teada oma tundmustest. Ja see on justkui 50%, kui mitte isegi rohkem suhtlusest toimubki siis läbi selle mitteverbaalse kommunikatsioonivahendi. Ja kõige ilmekam ilme ja kõige liigutavam liigutus on naeratus. See on üks mu lemmiklauseid siit raamatust. Ja need on sellised emotsionaalsed, selle suhtluskeelega siis omandab lapsepõlves omandame selle oma vanematelt, oma eeskujudelt. No palju õnne Eestisse sündida, on ju. Siia, kus kõik emotsioonid kogu aeg surutakse alla ja see on mingi prioriteet olnud siin elus, eks ole. Ja siis katsu sealt kivi näo tagant nüüd välja tulla, eks ole. Muidugi on ikkagi žestides ja miimikas on see olemas. Kõik see, mida siis ei öelda sõnadega välja ja eestlasel on hea pikk tee veel minna, aga õnneks ikka algus on tehtud ja mida sügavamale nii-öelda auku ennast tõmbad, seda kiiremini saad sealt ka välja lennata, kui valid. Küsimus on valik, küsimus on oma vastutuses. Eelmise nädala ala pealkiri, eks ole, ala teema, mida ma rääkisin. Ja küsimus ongi selles, et kes juhib sinu elu? Kas sina või keegi teine? Et küsimus on seal. Ja senikaua, kuni sellele vastust pole või võtame siis kergema tee selles mõttes kergema, et oi, keegi teine seal, näed, valitsuses tehti see otsus, ma ei saa. Ai, need on kõik on seal sammuses, teate küll, kus. Ongi kõik pekkis. No vot, ja kui sa seal istud, siis
istu aga edasi seal. Et kui sa valid sealt välja astuda, suurepärane, lähme edasi teemaga. Et siis on uuritud ja tõestatud seda, et kui me kogeme emotsioone, siis meie kehas toimuvad täiesti füsioloogilised muutused. Kui me kogeme näiteks midagi ebameeldivat, siis vererõhk läheb hästi kõrgeks, eks ole, südamerütm, adrenaliini hakkab keha tootma ja mingi trauma tulemusel näiteks. Ja kui me siis selle läbi teen, siis tihtipeale asjad normaliseeruvad. Aga küsimus siis siin ka samamoodi, et aga kas siiski normaliseeruvad? Vaat seal ongi nüüd see küsimus või vastuse on see, et tegelikult ei normaliseeru. Ja samamoodi nagu elektrikapis, kui toimub rike ja üks kaitse läheb läbi, siis tuleb see kaitse välja vahetada või ehitada uus elektritee, et taastada siis see ühendus, see terviklik inimhinge kogemus siin maal. Ja see on hästi-hästi oluline, sest kui me neid ühendusi ei taasta, siis tegelikult füsioloogilised muutused muutuvad patoloogilisteks ehk siis ka püsivateks. Kõiksugused haigused, mis üldse maailmas keha tasandil on olemas, on saanud alguse psühholoogilistest teemadest, emotsioonidest, mis on siis jäänud kas üldiselt on see turvalise keskkonna puudumise tõttu läbi elamata, läbi kogemata ja nad on saanud siis alla surutud, mingi kaitse on siis välja lükatud. Ja selleks, et see kaitse siis ära vahetada või üldse saada teadlikuks, et see kaitse seal katki ongi siis see, et tuleb endale julgelt otsa vaadata, iseenda sisse minna ja arendada endas siis emotsionaalset intelligentsust, õppida tundma emotsioone ja vaatame siis, et millised on need emotsioonid ja tunded, mida ma tegelikult ei luba endal kogeda. Olen õppinud, et see on justkui vale. Naistel on see üldiselt viha, meestel on see üldiselt kurbus. See on see dogma, mis on peale surutud, eks ole, et mehed ei nuta ja naised ei vihasta. Mingi siuke kiiks jälle, palju õnne. Ja tulla siis nähtavale, tunnistada endale. Okei, need on nüüd need, mida ma tegelikult, ma kunagi neid ei tunne. Sa valetad ainult ise endale siin. Emotsioone tunnevad kõik inimesed ja kui sa neid enam ei tunne, siis sa oled lihtsalt nii lukku lükanud või sul on nii palju kaitsmeid läbi, et on lihtsalt vaja hakata järjest neid kaitsmeid vahetama. Ja see toimubki tervenemise teel. Ja kui me soovime luua seda elu, oma unistuste elu, mis iganes me tegelikult soovime siin elus üldse luua, siis selle edukus sõltub otseselt sellest, kui valmis me oleme kogema selle soovitu vastupidist. Ehk siis, kui me soovime need kaitsmed sealt välja vahetada ja terveneda, siis tegelikult me peame lubama, on oluline lubada endal siis tunda korraks just, kui ma oleks katki. Päriselt ka hüpata sinna valukehasse, sinna elektrikappi ja vaadata, nii, vaatame siis need kahjud siin üle ja hakkame asju välja vahetama. Ja vajadusel ehitame lisateed, et me jõuaksime ikkagi peakaitsmeni uuesti välja sinna emotsionaalsesse ajukeskusesse, mida huvitaval kombel on ka uuritud, et see on üks väheseid ajukeskusi, mis tegelikult justkui loob juurde uusi ühendusi ja justkui suureneb täiesti. Et see on hästi põnev. Mitte, et meil nüüd varsti on mingid suured pead, eks ole, vaid sellesse osasse meie ajust, mis justkui ei ole aktiivne, see aktiveerub. Tänu sellele, kui me õpime tundma emotsioone jälle ja sealt arenevad veel omakorda uued emotsioonid. See on väga põnev maailm tegelikult ja väga julgustan siis õppima neid tundeid ja julgustan sukelduma sellesse ebamugavusse, sest ainult läbi ebamugavuse tegelikult toimub muutus ja muutus on ainukene kindel asi siin maailmas. Kas sa valid või sa ei vali? Muutus toimub nagunii. Küsimus on lihtsalt, millises suunas sinu jaoks see toimub. Kas sinna suunda, kus läksid dinosaurused või sinna suunda, kuhu me oleme liikumas. Et ma väga loodan, et sa valid tunda julgelt, olla inimene, areneda edasi ja
hoida iseennast ja luua oma lastele maailm, mis on täidetud inimlikkuse ja kõikide värvidega, mida üks inimkogemus pakkuda meile suudab. Nii et imeilusat uut nädalat sulle ja järgmiste teadvuse avardamise minutiteni. Ole hoitud!